ja ma mõtlesin, et räägime siis täna Matrixist. Mul on siia laua peale pandud juba need valmis tehtud sellised need Matrixi tipid. Kõige populaarsemad on olnud läbi aegade ikkagi need. Aga nad on ka võib-olla seetõttu, et nad on kõige vanemad. Sest vaata, kõigepealt, minu meelest äkki 2018 tulid Matrixid välja. Matrixi Cloud, ehk siis see piimes, mis number 2 on kõikidest Ritsi värvidest kõige läbi kumavam milki, sest omal ajal, vaata, kui läks hästi popiks see, et sa teed siia alla, teed selle sädeleva glitriga ja siis katad nagu selle milkiga, et oleks see piimias. Või siis, et näiteks, et kui sa teed mingi tooniga, näiteks, et teed roosaga teed alt ja siis kannad seda milkit siia peale, aga hästi läbi kumav, nii et kõik efekt tuleb nagu hästi välja, sest mõned vaata milkid on hästi liiga milkid. Mõni milki on lihtsalt nii tugeva pigmendiga, et matab selle nagu glitri ära. Aga just jah, see Matrixi Cloud, et see oli nagu nii palju hele, et ta nagu lasi sellel alumisel kihil nagu välja tulla. Nüüd, mis on nagu populaarsed juurde, vaata juurde tulid ju siis 5-13 tulid juurde, siis number 5 on olnud hästi populaarne, aga see on niisugune klassikaline, vaata kamo ka. 9 on hästi populaarne. Mingi värk on sellega tegelikult, et kõik need siuksed vanillad või siuksed heleroosad on läbi aegade alati populaarsed. See 8 on ka siuke toon, mis võiks nagu mega hästi sobida kõigile, et ta ei ole väga nõudlik värv. Versus näiteks vaata see 12, ta on nagu tumedam, hästi paljudele muidugi meeldib see tumedam rohkem. Näiteks ütleme, kes on Ritsi raberitega nagu sina peal, siis Nude Beige 20 on midagi sarnast nagu see siin, number 12 Matrix. Ja siis on number 13 on hästi õrna sädelusega, et siin ei ole nagu suuri glitreid, vaid hästi siuke äge hologlitter on siin sees, et siuke ilus. Muide, aga selle kohta olen tagasisidet saanud, et on natuke paksem. Minu kogemus on olnud selline, et 2-4 on veidike paksemad ja siit edasi kõik need uuemad 5-13 on, ütleme siis 12, et 5-12 on pigem nagu siuksed nagu vedelamad, et sul on nagu mugavam nendega tööd teha. Ja siis 1 ja 10 on siis need 2 läbipaistvat Matrixit ja ütleme nii, et see number 10 on väga lihtne tööd teha, et see 10 on üks lihtsamaid, ma ütleks isegi nendest Matrixitest, et see on Ultra Clear siis. Need, kes tavaliselt seda Ultra Clear on ostnud, need tavaliselt on ka selle Ultra Clear juurde ostnud. Aga okei, vaatame siis seda konsistentsi, mul on siin laua peal ka. Mul on Matrix number 4, see on siuke vana kool, vana hea, see on siuke OG, et seda nagu jah, selles mõttes see on üks esimesi, mis siis välja tuli. Ja nagu tavaliselt, kui te selle pudeli lahti teete, enamasti on see, et ta ehmatab ära, sest et ta tundub nagu nii tökat. Toode hakkab nagu tühjaks saama, mis ma olen teinud, on ju see vana hea, et ostan juba uue pudeli asemel ja siis keeran tagurpidi, lasen tühjaks joosta. Ja mida sa saad veel teha, on, kui sa teed tööd, vaata kummikindad käed on soojad, on ju, et kellel, ma ei tea, vaata, osadel on see, et nad hoiavad siin käe vahel ja osadel on see, et nad tahavad hoida laua peal. Üks küünetehnik ükskord ütles, et ta paneb nii kauaks, kui ta teab, et ta hakkab nagu kliendi tööd tegema ja tal on see nagu raber või mingi asi on veidike nagu paksem, siis ta nii kaua, kuniks ta tööd teeb, siis ta paneb selle nagu nii-öelda siia. Niimoodi, vaat ma näitan teile. Siia vaata. Paneb sinna nagu jalga vahele niimoodi natukeseks ajaks sooja. Ühesõnaga, mis ma tahan öelda selle pika jutuga on see, et soe teeb toote vedelamaks. Ühesõnaga, häkk on see, alati kõikide pudeli asjadega häkk on see, et sa tõmbad ühe pudeli kaela pool, niimoodi ühe poole täiesti kivi, niimoodi, ikka jõuga tõmba, et see on täiesti tootest tühi. See teeb pintsli nagu siis tugevamaks ja paremini hallatavaks. Ja siis, kui on pudelikeel, siis ma panen selle, nagu siis see pool, kus mul oli nüüd seda keeli natuke rohkem, panen vastu kliendi küünt, oletame siis, eks ole, praegu see on tipp. Ja lasen natuke nagu ootan, mitte väga kaua praegu nüüd ma ootan ka, et ta valguks veidike ära siia nagu küüne peale. Ja siis ma hakkan siit niimoodi, kuidas ma siis ütlen, süsteemselt ette tulema. Ja mina keeran sõrme tagurpidi, ka Matrixi puhul kohe kindlasti. Ja Matrix on selline keel, et sa ei pea väga palju pärast viilima. Kui keegi ei tea, kuidas jälgida oma tööd, siis vaadake, kas te näete siin nagu seda sükest valguse vihku siin. Aga väga paljusid, kes ei tea seda,
on see valguse vihk, mis see lamp siia tekitab, on ju, see lambi peegeldus, see näitab ära, kui hästi on tasandunud sinu töö, nii keellakk kui ka pealiskeel ja no mina näiteks vaatan absoluutselt kõike kihte, et kui ma teen kliendile aluskeellakki, ma panen kihi peale ja ma toon lambi isegi täpselt nii, nagu ma praegu teile näitan, toon siia lähedale ja vaatan ära, lambi valgusvihk on perfektne ja alles siis saadan lambi alla, siis panen värvi ja pealiskeeliga teen täpselt samamoodi. Mina hästi palju jälgin seda valgusvihku oma töö juures, sest see annab mulle täieliku aimduse, kas ma olen korralikult pannud selle materjali peale või ei ole. Ja kui ma kasutan pudelikeeli, siis pudelikeeliga ma teen 100% niimoodi, et ma võtan suht palju alt materjali ära ja see materjal, mis sinna alla jääb, see vana keel, see peab olema sul väga ühtlaselt viilitud. No ütleme niimoodi, et kui sa tahaksid nagu võimalikult viilimisvabalt seda tööd teha ja sa nagu, siis ongi see, et sa võtad materjali nii palju eest ära, kui vähegi võimalik, jätad selle aluspinna, kuhu, noh, praegu ka, kui ma tipi peale teen, on ju, aluspind ülihea, vaata, ta on ju nii sile ja nii ilus, aga kui sa küüneplaadi suudaks ka enam-vähem niimoodi ära viilida, et oleks hästi konkreetselt ilus ja sile ja hakkad siia panema materjali peale ja tahad seda, noh, tagurpidi keeramise, seda suhteliselt viilimisvaba nagu tehnikat viljeleda, siis häkk ongi see, põhivõimalikult ilusaks sirgeks, nii nagu tipp. Siis võib-olla otsa peale panen natukene kõrgendust, hästi vähe, ma ei räägi üldse nagu paljust materjalist, vaid hästi vähe. Paned lambi alla, põmm, siis paned selle materjali paksemalt peale, keerad tagurpidi, võtad valgusvihu, kontrollid oma seda tööd ja kui on perfektne peegeldus valgusvihust, isegi kui sul on sirge lamp näitab veel paremini seda, kas sa oled oma tööd korrektselt teinud, siis alles paned lambi alla, kui valgusvihk on okei. Ja siis võimalik, et sa ei pea isegi üldse palju viilima enam seda kuju.